Lähme Tallinnasse Crosscardi Eesti meistrivõistluste teisele etapile, siis on Tallinna lauluväljakul. Praegu hakkab 4. sõit. Let's go! Ja täna lähme teeme tehnilise ära, vaadatakse auto üle ja siis homme on juba võistluspäev. No Crosscardis meil läheb nüüd teine hooaeg. See esimene hooaeg jäi küll natukene lühikeseks, kuna meil juhtus õnnetus autoga ja me käisime üle katusautoga ja siis oli auto pikalt remondis. Ma arvan, et see on kuskil 30. võistlus või midagi sellist. Ma olen ise nii palju sõitnud ja kui täna nüüd kõrvalistmel peab istuma, siis ma väga ei närveeriti. See homne võistlus tegelikult on siuke rohkem nagu show-off või demo võistlus, et küll jagatakse punkti ja kohti ja karikaid, aga ütleme, et see katse on hästi lühike ja siuke mikihiire katse, me kutsume seda mikihiire katse, ta on siuke hästi aeglane ja siuke triki katse. Aga noh, täna tuleb nagu igal pool sõita võimalikult palju, et lihtsalt nagu harjutada ja sõitu tuleb osata igal pool. Viimane WRC etapp, mis Kanaaridel oli, seal oli väga hästi näha, et ka mikihiiri katseid peab oskama sõita. Me oleme nüüd juba 2 aastat koos sõitnud, et meil üldiselt sujub kõik nagu hästi ja me tunneme üksteist juba nii hästi, et mina tean kohti, kus ta võib eksida ja oskan talle juba ette öelda ja tema tunneb mind nii palju, et ta teab juba minule öelda õpetussõnu, millal kuskil kiiremini lugeda või. See on nii lühike rada. Poolteist kilti. Me teeme selle nagu tegelikult. Mida ma tunnen enne võistlust? Ega ma suurt eriti praegu midagi ei tunne. Et kui võistlus hakkab pihta, siis tulevad alles tunded. Täna on siis reede hommik, siis võistluspäev ja nüüd liigume servisesse. Teised peaksid juba seal olema, siis lähme katset läbi kõndima ja kaarti kirjutama. Ja peale katse kirjutamist siis on meil võimalus korra veel autoga läbi sõita katse. Ja siis on võistlejate koosolek ja siis algab juba võistluspäev. Uuesti 20 ja seal on 50. No see on tähtis, et siin nagu lappama ei lähe. Et kui lappama läheb, siis on nagu kehvasti. Eile vaatasin korra korraldaja poolt antud katsevideot. Me ilmselt Ukuga ei olegi sõitnud nii tehnilist ja aeglast katset kunagi. Ma arvan, et seal võib juhtuda, et me täna üle teise käigu ei saa üldse sissegi. Niivõrd aeglane katse. Sealt tuleb hea otsa. Nagu võimalikult sirge autoga sisse keerata kohe. Et sa ei tee endale nurka teravaks sinna rehvi juurde. Parem 3, vasak 2 ja vasak 2 ja siin on parem 2. Kas sa tahad ümber värava, ümber rehvi või? Korra peame mõtlema läbi, kas ma üldse autosse lähen Ukuga rääkima. Kuna see on sprint, siis tegelikult seal kaardilugejat ei pea olema reeglite järgi. Võib-olla ma üldse ei lähegi autosse ja Uku sõidab peast selle katse ära. No head sõitjad oskavad igal pool kiiresti sõita. See teebki nagu sõitja heaks. Et olgu katse kiire või aeglane või tehniline või hästi kiire looklev, ta suudab igal pool kiiresti sõita. Uku puhul ma näen iga 3-4 kuu tagant seda arengut, kus mingi klõps käib ära, kus sõit ja sõiduoskused lähevad nagu paremaks ja ajad vanemate poistega lähevad nagu võrdsemaks. Saime rajakirja. Nüüd puhastan natukene legendi ja kohe hakkab ka võistlejate koosolek. Ja siis saame juba autoga korra läbi kontrollida legendi ja siis hakkab esimene katse pihta. Praegu oli rajaga tutvumine, seal me panime mõned asjad kirja, mis olid natuke ohtlikud, palakatel ei tohi pihta minna, üks hüpe on ka ja ennast oli võistluskoosolek, rääkisid
et palakatel ei tohi pihta minna, sest see karistab autot, auto võib katki minna ja hüppest saad ikka päris kaugele hüpata. Seda on, aga tegelikult võib teha nii ka, et ma võin teda tõmmata, vaata. Kui ma näiteks pingutan, on ta sul muidu keskel või? Ta on keskel. On jah, et kui me tahame pingutada, vaata, siis sa lükkad kas sinnapoole teda või siiapoole niimoodi, siis ma pingutan ära. Ennem kui läheb. Praegu ole mõte muidu seda külge. Tutvumine tehtud, jah. Legendis oli üks viga sees, selle parandasime ära. Aga refi sa soojaks, katse on nii lühike, katse on 1,5 kilomeetrit ainult pikk. Ja kuna kiirust ei ole ja mingid kiireid kurvi ei ole, siis refi soojaks ei saa. Isegi viimases kurvis veel libises ref läbi. Praegu oli proovi läbimine, seal suht okeid läks, panime ühele refile pihta, aga neid palakaid väga ma ei näe, sest ma olen nagu lühikesem, neid on raske taibata. Ja suht okei katse oli. Hüpe oli natuke huvitav, suht pehmelt maandusime ja isegi liiga vara pidurdasin. Ma usun. Jou! Hei, kallistame pane. No pere. Mis siin taimub? Ma ei teagi. Laul läheb võidu peale välja. No mis võitlus? Me tulime laul. Te tulite laulma, sa ootad seda laulupidu või mis see tuleb siin? No Uku, kuidas sul on? Valmis? Okei. Võiks olla enne? Lonks alla ja läheb. Õlut tahaks tegelikult. No Uku juba tegelikult. Siin ka tegelikult sa saad sõita siia pallini välja vaata ja palli juurest keerad üles. Siis sul on see nurk poole nagu väiksem juba. Enam-vähem, tegelikult oleks võinud lasta veel 10 meetrit. Me vaatasime veel korra raja Ukuga üle videost ja nüüd läheme esimest katset sõitma. Praegu oli esimene kiiruskatse, seal läks veel väga hästi ja sõitsime kogemata ühele palakale pihta, aga õnneks ref ei läinud katki. Ja nüüd lähen järgmise katse ilma kaardilugejata, seal üritan väga suruda ja naudin tervet päeva. Natuke liiga vist vara hakkasid keerama, keerasid endal liiga teravaks selle vist. Siia võid ka rahulikult võtta suure kaare, vaata kui palju ruumi siin on. Sa võid sinna täitsa teha nagu ümber selle niimoodi kohe, vaata selle peal. Aga hoia rohkem piirde äärde, siis sul on ruumi rohkem nagu sisse keerata. Ja ei ole see nurk nii terav. Ja stoppi ära unusta teha. Pinged välja. Uku mõistusega enne siis. Nüüd võid hüpata nii kaugele, kui tahad. Ilma minuta. Ja sujuvalt siis. Okei. Praegu tuleb teine tiir ja sinna ma jään üksi. Nüüd võid nii kaugele hüpata, kui tahad. Silluneks, tal enda läks. Üle viskas ette sul seal, kui sa pikalt tulid. Siis hakkas pidurdama ühe korra. Seal ka. No siin enne kaare juures tuli, ta läbi ära see pikk sirge 100. Ma näitan sulle, mis kohad olid. 3 kohta, kus sa nagu sõitsid kinni ära vaata. Ei ole hullu. Selles mõttes, et chill peab olema. Lihtsalt naudi päeva ja ongi kõik väga hästi. Ja naudi sõitu. Ja mine sõida nagu rõõmuga. Ja see ongi nagu hästi. Kangutada ei ole mõtet ja kui vihaga lähed panema, siis ei tule nagu mitte midagi.
lähedki, sõidad rõõmuga ja kõik ongi nagu hästi. Praegu oli teine kiiruskatse, seal mul ei läinud kõige paremini, sest ma sõitsin raja nii nurgaliseks ja autoga ei keeranud välja väga. 3. sõit hakkab, let's go! Minu tänane eesmärk on koguda kõik kilomeetrid kokku, mis siin jagati ja mitte autot ära lõhkuda. Kuidas Uku sõidab 3. sõidu? Väga hea, praegu on väga hästi läinud. Rõõmuga peab sõitma. Punnitama lähed, siis ei tule midagi. Täna mul kõige suurim oht, kus ma võin autot ära lõhkuda, takerduda kuskile, on üks punane kaar, kus on hüpe. Seal ma võin valesti maanduda, hilja pidurdada, siis kui ma hilja pidurdan, siis ma jään sinna muru taha, takerdun ja siis sealt on raske välja saada ja kaotan sinna palju aega. Hea. Ilusad juba vaadata. Kuule väga hea oli. 3 sekki parem. No ikka silmaga oli näha, et sujuv on võistlegi päev. Nii, jätkab. Nüüd paneme lihki. 3. aeg ka. 3. aeg või? Jah. Praegu hakkab 4. sõit. Let's go! Kaardilugejana on tähtis, et iga siuke vale ütlemine või segamine minemine, see tähendab kohe sõidurütmi kaotamist. Iga eksimus on tegelikult lõpuks ajaliselt ka tunta. Esimese vooru 4 katset sai läbi. Nüüd hakkab teise vooru 4 katset ja siis nüüd saame tutvuda kõigepealt. Siia lõid sidurit või? 3 korda. 3 korda või? Jah. Nii palju vist ei ole vaja. Seal all otsas on vaja võib-olla 1 või 2 korda lõia. Siin läks pikaks. Tegelikult ei ole hullu, see isegi ma ütlen, et oli jumala sujuv joon tegelikult. Rool liiga siis käest ja siis läks. Natukene nagu mingi, ma ei tea, paarkümmend senti siia poole vaata. Sealt. Seda sõita ühe kurvina, et sa teed nagu ühe pika kaare vaata. Üldpilt on hea, lihtsalt natukene sujuvamalt on vaja sõita. Et ei sõida nagu nii teravaks kõiki kurvi ja nurkasid. Praegu ma olen sõitnud 2 läbimist tagurpidi, seal on mul päris okeilt läinud. Praegu olen 6. kohal ja mind lahutab 3. kohast 1 sekund. Praegu oli 3. kiiruskatse, seal mul läks väga hästi, saavutasin üldkokkuvõttes 3. koha ja kaotasin 1. kohale sekundi ja täna üritame lõpetada top 3. No kindlasti rallisõit siuksele noorele õpetab, et iga kord ei pea võitma. Muidugi me kõik tahame iga kord võita, aga vahest on päevi, kus on teised ka paremad ja sellega tuleb leppida. Nii ka elus. Kindlasti õpetab ta eluks ajaks sulle väga kõva baasi ja annab autojuhtimiskogemuse. See oli 4. kiiruskatse ehk viimane kiiruskatse. Sellel katsel juhtus päris palju. Viimases kurvis üks meie ees konkurent pani katuse ja praegu me saime 3. koha ja mind eristas 4. kohast ainult 0,1 tuhandikku. See on päris vähe. Täna oli esimene päevapool, ei läinud meil väga hästi. Panime ühele palakale pihta, aga õnneks rehv ei läinud katki. Aga päeva teine pool tuli ikka päris positiivselt sisse. Sain katsel 2. koha ja saavutasin 3. koha enda klassis. Noortemasina klassis numbril 210 Uku Märtaabna! Uku Märtaabna kogus kokku tulemuse 11.57,2. Edestades siis 4. kohta kõigest 1 sajandikuga.
Nii, päev sai siis meil täna läbi. Kokkuvõttes oleme üli napilt 0,1 sekundiga kolmandad, mis on väga super tulemus. See on esimene CrossCard poodium meile üldse ja väga super. See on näha, et Uku on jälle järgmise sammu edasi teinud. Ta suudab kiirete poistega, kes on tast 3-4 aastat vanemad, suudab sõita sekund. Et terve päev oli siin lihtsalt poole sekundi ja 0,1-0,2 sekundi mäng. Et väga tubli on Uku täna. Täna oled sina Peo peremees. Sina tellid musa täna, pea meeles. Kuusalus on juba. Ma teen ka 2 kokteili sinu austega. 2 või natuke rohkem.